Tere jälle, Süsinik siin. Kas te olete vahel mõelnud, et miks just inimene on toiduahela tipus, ehk teisisõnu valitseb maailma? Me oleme käinud kuu pinnal, saatnud roboteid Marsile ja isegi saatnud ühe satelliidi päikesesüsteemist väljapoole. Kui vaadata pilte ja videoid öisest maakerast, siis pea igal pool on kollakas valgustide värvus. Inimese leiutis elekter. Me oleme loonud isegi süsteemi, tänu millele saab näha otse pilti teisel pool maakera olevast tormist ja seda vaid väikesest mõne millimeetri paksusest seadmest. Miks just inimene? Miks poleks võinud intelligentseks liigiks saada näiteks koerad või kassid või näiteks ahvid? Et inimese asemel oleks kuu pinnal käinud hoopis šimpans ja meie inimesed oleksime nende jaoks vaid üks loomaaia eksponaat. Kui minna veidi ajas tagasi, siis näeme, et inimeste eellane oli päris sarnane ahvile. Väike aju, pikad käed ja kehakattev ja kasukas. Nende päevarutiin koosnes peamiselt toidu otsimisest, selle söömisest ja oma pere kiskjate eest kaitsmisest. Neil polnud isegi aega mõelda sellest, et miks küll taevas on sinine, mitte punane ja miks öösel need valged täpid taevas on. Nad isegi tulnud selle peale. Üks esimesi inimese eelkäijaid oli Homo habilis, kes elas umbes 2,1 kuni 1,5 miljonit aastat tagasi. Tema pea oli üsna väikene ja lapik võrreldes tänapäeva inimestega. Seejärel elasid Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor ja alles siis tulime meie, Homo sapiens. Samal ajal elas ka Homo neandertal, kes elas Euraasias ja suri välja umbes 40 000 aastat tagasi. Homo sapiens tähendab ladina keeles tark mees. Tark mees sellepärast, et ta hakkas mõtlema erinevate asjade üle ja õppis tegema paljusid varasemast praktilisemaid tööriistu. Kuid miks hakkas inimene rohkem mõtlema? Selle küsimuse vastuseks on üks ja ainus sõna. Selleks oli tuli. Inimene õppis tuld tegema ja sellega toitu küpsetama. Soojal toidul oli inimese jaoks kõrgem toiteväärtus ja sooja toitu oli ka kergem ning kiirem süüa. Seega jäi rohkem energiat ajule ning aju sai suureneda. Tulega sai ka kiskjad eemal hoitud. Kui enam polnud vaja söögi otsimisele nii palju aega kulutada, jäi inimesele palju vaba aega, et avastada ja leiutada uusi asju. Tänu sellele õppisid inimesed üksteisega suhtlema, et koostöös püüda kinni suuri loomi, millest said kõik pikaks ajaks söönuks. Õpiti ka põlde rajama ja ehitama keerukamaid ehitisi ning relvi. Osati jagada ära ka tööülesanded, et kes kaitseb küla, kes toob süüa ja nii edasi. Mida aeg edasi, seda suuremaks läksid külad ja hakati ringi rändama ja oma teadmisi teistega vahetama. Ka praegu on üsna võimatu kujutada maailmat ilma tuleta, sest tänu tulele on leiutatud uusi materjale, võimaldatud reisida maailmas ülikiirelt ringi ja isegi käidud teisel taevakehal. Suured tänud vaatamast!